Tere, minu nimi on Anto Liivat ja ma olen EBS-i bakalaureuse ning spetsialiseeritud magistriõppe juht. Minu vestluskaaslaseks on täna Kadi Kivirand, Eesti Rahvusringhäälingu turundusosakonna juht. Kadi, igapäevaselt on sinu turundusmeeskonnas 18 inimest. Nii on. Mida tähendab ühe 18 inimesest koosneva turundusmeeskonna juhtimine? Mis rollis sina igapäevaselt selles tiimis täidad? 18 liikmelise meeskonna juhtimine tähendab väga korralikku projekti juhtimist, aja planeerimist, ühest küljest mentorlust, teisest küljest coachingut, sest sa pead kõikidel samal ajal kätt hoidma, aga samas ka juhtima neid nende enda rollides. See tähendab seda, et meil on 18 töökohta, kellel igaühel on oma roll täita. Seal on nii meediaplaneerijaid, promorežissööre, fotograafe, disainereid ja ka turunduse spetsialiste, kuna meil on ligi 15 brändi kokku ERR-is, siis selliseid igapäevaseid väiksemaid turundus selliseid tööotsakesi täidavad erinevad inimesed. Minu roll on näha seda pilti kokku, suurt pilti ERR-i vaates, kus me vaatame, et kõik raadiod, telekanalid, uudisteportaalid, voogetähtsusplatvormid saaksid ühtlaselt kaetud turundusega ja samas on ka sellist ristturunduse vaadet seal ja sellist just nagu suuremat pilti ERR kui selline. Kuidas sa turunduse juurde jõudsid? Sa ju ei alustanud turundusjuhina. Ei alustanud turundusjuhina. Nüüd sõltub, kas sa mõtled selle all, et ma ei alustanud turundusjuhina Eesti Rahvusringhäälingus või ma ei alustanud oma töökogemust turundusjuhina. Esialgu pigem seda teist. Jaa, minu haridus on, või ütleme koolis, siis tõesti oleme üldse audiovisuaalmeedia kõrgharidusega, aga kuna ma ei ole päevagi raadiost ega telest töötanud nii-öelda selle režissööri rollina, siis ma olen enda jaoks lahti seletanud seda sellisena, et lavastaja või režissöör on suuresti nagu turundusjuht, sest et ta peab erinevaid väikseid rolle tundes ja neid juhtides panema selle suure pildi kokku. Ja turunduse juurde ma jõudsin läbi meediaagentuuri, ehk siis ma alustasin tegelikult oma töökogemust meediaagentuuris meediaplaneerijana, kust ma liikusin siis edasi juba Balti Filmimeedia kooli täiendkoolituskeskuse juhiks, ehk siis hakkasin filmi ja meediakoolitusi korraldama ja täiendkoolituskeskust juhtima. Ja sealt edasi kuidagi tee on viinud niimoodi, et ma olen ise õppinud kõiki turunduse erinevaid osasid selle eesmärgiga, et ühel hetkel siis see turundusjuht olla. Ehk siis õppinud meediaplaneerimist, õppinud analüütikat, õppinud nii reklaamimüüki, projektijuhtimist, kuni siis lõpuks turundusjuhini välja. Sa oled tõepoolest üks neid inimesi, kellel on vaatamata kõrgele turundusjuhi positsioonile säilinud siiski ka käsitööoskused, suutlikkus ise praktiliselt asju ära teha. Kas see on põhjus, miks sa üliõpilastele EBS-is nii väga meeldid või kuidas ikkagi oled sa põhimõtteliselt esimesest päevast peale pälvinud üliõpilastelt õppejõuna nii kõrge tagasiside? Olles nüüd ise ka viimased paar aastat natukene niimoodi ülikoolis käinud tudengina katsetamas ja jalga niimoodi ukse vahele panemas, siis ma sain kiiresti aru, et tuim loeng ja lihtsalt oma teadmiste või nii-öelda selle nagu loengu või teooria jagamine ei ole see, mis tudengeid köidab. Ka mitte ennast ei köidaks, kui inimene lihtsalt loeks mulle tuima näoga oma materjali ette. Ehk siis see, kuidas mina olen täna tudengitega suhenud, on ikkagi elust enesest, enda kogemustest ja see, mis neid köidab, on see, et ma räägin neile, mida ma ise teinud olen, kuidas ma nendest olukordadest välja tulin, kuidas ma neid lahendasin ja see on see, mis neil nagu silmas ärama paneb, mõtte tööle paneb ja tekitab küsimusi, et kuidas nad ise saaksid neid samamoodi ära kasutada.
Kui me mõtleme EBS-i bakalaureuseõppe lõpetajast kui inimesest, kes potentsiaalselt võiks tulla tööle ka sinu tiimi, siis millised teadmised, oskused, hoiakud turundusega ennekõike seonduvalt peaksid sel inimesel olema, et sa ta tõesti tööle võtaksid? Mina olen alati hinnanud kandidaatidelt seda tahet teha, loovust ja seda, et nad mitte kunagi ei löö ühelgi asja risti ette. Ehk siis see, et nad on valmis panema oma kätt külge erinevates, just nagu ka praktilist poolt, et ei jää sinna, et ma olen nüüd turundusjuht või et ma olen nüüd turundusspetsialist, mina seda ei tee või mina seda ei valda. Mina hindan seda, kui on inimestel lai silmaring, nad on valmis erinevaid asju õppima, erinevaid asju katsetama ja nad on ausad, kui nad ütleb, ma ei tea, aga ma õpin, ma teen selgeks. No digiturundus muutub ju nii kiiresti, et tõenäoliselt mitte keegi ei suuda iga päev päris kõike teada, see on selline pigem pidev õppimise katsetamise protsess. Nii on ja digiturundus on täna kõige tänuväärsem turundusliik just tänu sellele, et esiteks ta on kõige paremini sihitav, sa saad kõige paremini aru, kus sinu klient on, kus sinu sihtgrupp on, millega ta tegeleb, millised on tema harjumused, millised on tema vajadused, soovid, kuidas ta käitub, kuidas ta suhtleb, kellega ta suhtleb, kus ta käib. Ja digiturundus annab selle võimaluse mõõta oma klienti. Ehk siis, kuna digiturundus ongi iga päev muutuses, trendid muutuvad, kanalid muutuvad, siis tänu sellele analüütikale, mida see digiturundus annab, on sul võimalus väga hästi aru saada oma kliendist ja seda turundust hästi konkreetselt suunata, et teha kõige efektiivsemat turundust. Mida sinu õpetatavatest ainetest leiavad enda jaoks need inimesed, kes ei taha ise igapäevaselt tegeleda Google'i, Facebooki, TikToki optimeerimise ja seal millegi siis turundamisega? Kõigepealt ma ütleksin, et turundus kui selline peab aru saama sellest, et turundus ei ole ainult müük, ta ei ole ainult reklaam ega kampaaniad. Turundus tuleb vaadata palju laiemalt ja siinkohal ka ettevõtte juhid kui sellised peavad aru saama oma turunduse põhimõtetest, kontseptsioonist ja alustest just selles vaates, et turundus ei ole eraldiseisev tükk ettevõtluses. Ta peab olema läbi põimunud kogu sellest organisatsiooni tegevusest, kuni sinnamaani, et kui me alustame ettevõttes või organisatsioonis uue toote või teenuse arendamist, lansseerimist, väljamõtlemist, siis turundus on nii-öelda see lüli ettevõtte, toote, teenuse ja kliendi vahel. Ehk siis turundus aitab sul mõista, kes see klient on, kus sa oma toote positsioneerid sellel turul, millise väärtuspakkumise sa pead välja mõtlema selleks, et see toode teenus kliendile korda läheb. Ehk siis see turundus ei ole ainult see, et nüüd on see valmis tükk, turunda, müü maha. Ei, turundus on sellest hetkest peale, kui me hakkame talle identiteeti looma, me hakkame teda looma selliselt, et mis on see sõnum, miks just see toode teenus, kellele see läheb, kes on sinu konkurendid, kus sa kogu selle osa ära analüüsid, siis tegelikult see ei ole see, et ma hakkan tegema Facebooki, Google'it või muid kampaaniaid, siis tegelikult ettevõtluse tasandil on vaja ka ettevõtte juhil aru saada sellest, mida see turunduse roll tähendab ja mida ta kaasa aitab ettevõtte sellisele heale arengule. Kas turunduse tulevik või vähemalt digiturunduse tulevik on see, et targad algoritmid võistlevad omavahel eelkõige või milline siis ikkagi see turundajate inimeste roll kogu turundustegevuste areaalis on? Ma arvan, et see turunduse roll ongi pigem järjest enam liikumas väärtuspõhiseks ja kliendipõhiseks ja kliendi tundmise põhiseks. Et turundaja roll on järjest enam olla selline kliendi uuringute läbiviija või selline nagu kliendi
psühholoogiast mõistmine, kliendi teekonna kaardistamine, et see turundaja roll on järjest enam ajas muutumas ja ta muutub rohkem järjest enam nii-öelda kliendile väärtuspakkumise looja poole. Et see, et sa tunned ära selle oma klienti läbi ja lõhki ja suudad leida neid spetsiaalseid või ütleme neid erilisi väärtusi, mida siis sina saad nii-öelda oma selle ettevõtlusega kliendile siis pakkuda, et sa ei ole enam nii-öelda puhtalt müügirollis, vaid rohkem sa lähed sügavuti sinna kliendi tundmise ja analüütika poole. Ettevõtluse ja ärijuhtimise õppekava lõpetad sa saabuvast sügisest alates turunduse aluste ainet. Mis on need 3 praktilist käsitööoskust, mida üliõpilased sinu ainest omandavad? Kindlasti esimene ja oluline ja millest ka turundus pihta hakkab, on seesama kliendi tundmine, persona loomine. Iga ettevõtluse ABC on see, kes on sinu klient. Ehk siis me kindlasti läbi oma loengute teeme palju praktilisi töid ja grupitöid ka selles vaates, et me loome neid persoonasid alates sellest hetkest peale, kus me kaardistame ära tema vajadused, kuni kas või nime, vanuse, harjumuste, hobide ja muudeni välja, ehk sa visualiseerid ära oma kliendi. See on see, mis on üks väga praktiline oskus. Teine praktiline oskus on, ma arvan see, et kuidas nii-öelda oma seda brändi positsioneerida ja kuidas luua sellist, just seda sõnumit selles positsioonis, kes on sinu konkurendid ja kuhu sa ennast sellel turul paigutad oma selle ettevõtte ja brändiga. See on äärmiselt oluline aru saada selles suures universumis, kus kohas sa oled. Et ka kujundada kogu selle toote hinna ja nii-öelda selle sihtturu vaates. Ja 3. on kindlasti analüüsioskus. Et oskad analüüsida seda, mida sa oled teinud ja mida sellest õppida. Ühel konverentsil ma hiljuti kuulasin Euroopa kõige kõrgema turuväärtusega pangatehnoloogia juhti, kes ütles, et ilma analüütilise võimekuseta ei ole varsti enam selliseid sisenemispositsioone suurtes organisatsioonides olemas, ehk siis lihtsalt nende inimeste jaoks, kes teevad midagi ära, ilma et nad suudaks seda analüüsida ja mõtestada, ei pruugi tulevikus enam kuigi ahvatlevaid esimesi töökohti leiduda. Ma saan aru, et sa kirjutad sellele alla, aga kuidas siis selliseid analüüsioskusi arendada õppeaine raames või ka tegelikult iseseisvalt? Kas siin tehisarust näiteks võiks midagi abi olla? Tehisaru on kindlasti üks väga hea abiline turundajale, kas või nii-öelda mõtete põrgatamise ja suurte absoluutselt Exceli tabelite analüüsi tegemisel samamoodi. Tehisaru tuleb hästi teadlikult, oskuslikult ära kasutada, aga mitte jääda nii-öelda lootma, et tema sinu eest mingeid asju ära teeb. Ta on väga hea abiline, kui sa tead, mida temalt küsida, aga ise suutma samal ajal seda kõik ära mõtestada ja analüüsida, et see tulemus, mis sealt tuleb. Kuidas saada ise analüüsi või analüütilise oskusi nii-öelda täiendada või õppida, siis kõige lihtsam moodus on, tuleme korra selle digiturunduse juurde, kõige lihtsam moodus on seesamad Facebook annab või Meta annab täna väga hea analüütilise nii-öelda tagasiside sulle. Ükskõik, on see reklaam või on see lihtsalt postitus. Võrdle kas või neid, võta mingi periood, võta kas või mingisugune kuu aega, vaata, kuidas on ajas muutunud, mida sa sellel ajal tegid, mida sa sellel ajal ei teinud ja see on esimene kõige lihtsam selline step, kus sa saad hakata nii-öelda harjutama seda analüütilist mõtlemist, vaata, ma panin täna selle postituse sellel kellaajal, huvitav, mis samal ajal võis veel maailmas või Eestis või Tallinnas toimuda, miks see nüüd läks hästi või see läks halvasti, et leia kas või selliseid seoseid sinna, et selline igapäev on hästi lihtne harjutus, aga samas on ka see, et sa võid alati tagasi tulla selle tehisaru juurde, küsida ta käest, mida tema seda arvab, arutle temaga sellel teemal, sest kui sa oled temast teinud sellise turundusassistendi ja sõbra enda jaoks,
siis sul on võimalik temaga arutleda, sa oled temaga koos, nii et ütled, annad talle rolli, ta arutleb sinuga ja sa küsid ta käest, mis sina arvad. Ja siis vaata, kuidas need arvamused klapivad, mõtle, mida tema vastab, vaata, mida sina arvasid ja pane neid asju omavahel kokku, et kui sa igapäevaselt sellisete mõtteharjutustega toimetad, siis kahe peale kokku saab kindlasti juba päris hea tulemuse. Ehk siis ka sina oma õppeainetes julgustad üliõpilasi tehisaru kasutama, aga targalt kasutama? Absoluutselt, aga veel kord, sa ei saa lasta talt enda eest ära teha, vaid siin peab siiski säilima sinu enda teadmised ja kogemused ka, et saada aru sellest, et see, mida tehisaru sulle pakub, on adekvaatne, on hea ja kindlasti ta aitab sul mingeid asju töös lihtsamini ära teha, aga taaskord võta seda sellise kaine mõistusega ja natukene sellise kriitilise pilguga, aga kindlasti ta aitab sellist kas või mõtteid vahetada või sellist töövoogu kiirendada. Kas turunduses eesmärk pühitseb alati abinõu või tuleks silmas pidada ka miskisuguseid eetilisi, moraalseid kaalutlusi? Turunduse puhul on see, et kõik, mida sa avalikult välja ütled, sa pead võtma selle vastutuse. Kõik kampaaniad, kõik sõnumid, kõik kas või koduleht, Facebook, mis iganes sa kuskil nii-öelda väljapoole ja tegelikult ka sissepoole kommunikeerid, peab olema võetud vastutus iga sõna eest ja kui sa midagi lubad, siis see lubadus peab samamoodi olema adekvaatne ja sa pead suutma seda siis ka täita. Et meil on päris palju olnud olukordi, kus turundajad täiesti mõtlematult on ebaeetilisi sõnumeid väljapoole kommunikeerinud, võib-olla saamata aru, et tegelikult see ei ole okei, me ise kujundame seda ühiskonda, seda sellist eetilist vaadet igale nii-öelda kampaaniale või sõnumile või väärtuspakkumisele, mida me väljapoole. Lõpuks on see, et klient on ju see, kellega me kommunikeerime, me võistleme kõik omavahel selle kliendi pärast. Meil on Eestis 1,3 natuke peale miljonit inimest, aga selle ühe inimese tähelepanu ja tema vajaduste rahuldamise eest võitleb tuhandeid ettevõtteid, kes kõik tahavad talle midagi müüa, midagi anda, kõik tahavad tema tähelepanu. Et sa pead olema selles mõttes hästi vastutustundlik ja kõiki oma neid väljaütlemisi hästi kriitilise pilguga üle vaatama, sest meie kujundame ka selle kliendi mõtteviisi. Ole hea, ütle siia lõpetuseks veel, mida peaks iga ettevõtja, iga ärijuht turunduse kohta minimaalselt teadma ja oskama tänapäeval, et organisatsiooni juhtida või eestvedada? No minimaalselt on vaja teada seda, et turundus ühendab kliendi vajadused ja ettevõtte eesmärgid. Ma arvan, see on kõige minimaalsem, mida üks ettevõtte juht või ettevõtja peaks turundusest aru saama. Et just seesama, et see ei ole ainult müük ja reklaam. Mida tehakse, mida tehti ka koroona ajal, et kui ettevõte läheb halvasti, siis kõige lihtsam on see, et katime selle turundus ära, raha pole, teeme siis jälle, kui raha on. Ei, turundus on see, mis ühendab ettevõtet ja kliendi vajadusi omavahel. Et need on käsikäes. Ja see ei ole eraldiseisev tükk, kus nüüd on midagi valmis ja sina leia nüüd see moodus, kuidas see maha müüa. Et kõige minimaalsemalt peaks ettevõtja saama sellest aru. Sa ei ole EBS-is ülemäära kaua aega õppejõud olnud, aga õpetad järjest rohkem igalt semestril. Järelikult peab olema siin midagi, mis sind ennast paelub. Mis sulle õpetamise juures meeldib? Mis see on? Minule meeldib kõige rohkem tudengid. Ja see, kui mina saan tudengitega arutleda ja nemad annavad mulle nii palju vastu sellist uusi mõtteid,
ettevõtteid avardavad selles koha pealt seda maailmapilti nende vaates, sest siin on ka mõnes mõttes generatsioonide vahe, et ei ole enam päris 18-aastane või 20-aastane või natukene vanem. Ja ka samas on see, et igaüks tuleb oma pagasiga, igaühel on omad kogemused, teadmised, oma harjumused ja see, kuidas me klassiruumis või olles tudengite ees, mina saan jagada neile enda teadmisi ja kogemusi ja see, mida nemad vastu annavad, see on puhas kuld. Kas üliõpilane võib tulla sinu seminariga oma probleemiga, lootes, et ehk sinu ja kaassõpurite abil leitakse sellele, kui mitte lahendus, siis mõned võimalikud lahenduskäigud? Absoluutselt, mida rohkem on selliseid võimalikke mitte probleeme, aga siis selliseid case studies'id, mida me saame kõik koos lahendada, selliseid juhtumeid või leida arutelu käigus võimalikud lahendused või võimalikud erinevad teekonnad või käigud, seda toredam on, et mida rohkem on selliseid elust enesest olukordi, kus oleks vaja sellist brainstormingut või sellist abi natukene, mida edasi teha, et need on alati väga toredad ja teretulnud, et sellised elust enesest olukorrad alati rikastavad meie kõigi sellist teadmist ja annavad kaasa selle võimaluse oma teadmisi praktiseerida. Suur aitäh, Kadi Kivirand, Eesti Rahvusringhäälingu turundusosakonna juht ja EBS-i turundusõppejõud. Aitäh!